Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, rallisõbrad! Enam polegi vaja pikalt oodata, 20:38 algab esimene katse, millel küll väga palju pikkust ei ole, aga tähtis on see, et ralli on avatud ja asja siin ralli hoolduspargis poodiumi peal, see suurejooline show tundub, et juba ongi lõppenud ja algamas on stardipoodium ja meie podcasti taustaks siis vuravad kõik 49 ekipaaži mööda. Kindlasti, kui Ott mööda läheb, teeme väikse pausi ja kuuleme seda suurepärast melu, mis siis lahti läheb. Roland, said natuke kontserti jälgida ka? Kui ma tulin spetsiaalselt natuke varem kohal, et näha seda, see on täiesti hullumeelne tegelikult, mis siin korraldatud on, et ma ei tea, kui palju sa MM-rallidel oled käinud, aga ma olen käinud päris mitmel MM-rallil ja see on midagi täiesti teist. Ma olen mõnel käinud, ma pole selliste kontserti näinud. See, mis siin tehakse, on mingi muu show hoopis. See, et siin on tegelikult nagu ralli osa, see on meelelahutusüritus, ütleme lihtsalt, et see on ülilahe. Ja see, mis toimus enne, see oli ju Red Bulli lennusshow, ma ei tea, palju seda nägid, see toimus siin natukene meist kaugemal, ma ei tea. Pole sõnu? Jah, see on ilmselgelt, see on maailmatasemel korraldus ja siin ei ole kahtlustki, et pigem isegi nagu rohkemat, sest maailmatasemel korraldus on lihtsalt hea ralli, ilma meelelahutuseta. See on väga hea ralli, väga hea korraldus ja väga hea meelelahutusega. No kui on, mäletame seda väike tüli oli siin Eesti Autospordiliidu ja Rally Estonia vahel, Autospordiliit heitis just ette, et liiga palju tulesid ja vilesid on Rally Estonial, aga sellepärast see ongi MM-ralli. Üks 1,3 miljoni elanikuga riik ei peaks saama MM-rallit korraldada. See on täiesti loogikavastane, et täna üldse meil see ralli siin on. Aga see on siin ja see on millegi pärast, see ongi nende tulede ja vilede pärast. No igatahes meil stardipoodium algas, aga enne kui siin hakkame rääkima täna sõitjatest, meil on ikkagi ekspertstuudios, kes teab sõitjatest võib-olla pikantsemaidki detaile, kui siin mina oma statistika teadmistega. Katse ääres midagi kuulnud on? Meil käis ka tegelikult siin üks päris kõrge üllatuskülaline stuudios. Vaatame ära intervjuu Kersti Kaljulaidiga ja siis tuleme stuudiosse tagasi. Suur au on nüüd 6. käigu Delfi ralli podcastis tervitada Eesti Vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidi. Tere tulemast rallile! Tere õhtust! Tohin ma küsida, mis teie rallivisiidi hulka kuulub? Kas te saate jälgida ainult stardipoodiumit, esimest katset või on see nädalavahetus pikem? Seekord on tõesti nii, et mul on võimalus ka laupäeval jälgida katseid, nii et ma loodan, et siis selleks ajaks on kõik väga hästi ja kõik kulgeb sinna suunda, et meil on nagu põhjust ja võimalust ka omadele kaasa elada. Millist sümbolit kannab see, et president viibib WRC-etapil Eestis kohal? See ei ole lihtsalt see, et te käite oma huvist pealtvaatajana, vaid sellel on ka mingi laiem tähendus. No kindlasti on mul ka huvi, kui ma olen siia juba kohale tulnud, mõista ka seda spordiala, aga ma arvan, et meie WRC ralli korraldajad, kes eelmisel aastal selles keerulisel ajahetkel kasutasid ära, nii nagu eestlastele üldiselt omane on see viimane 30 aastat, et kui vähegi nagu aken lahti on, siis me sealt sisse või välja, kuidas vaja on, eks ju, poeme, et Nõukogude Liidust välja, Euroopa Liitu, NATOsse sisse ja nüüd eelmine suvi tehti neile lahti see võimalus, et anti mõne nädalaga võimalus korraldada WRC ralli ja tänavu aasta on see nüüd siis juba välja teenitud ja järgmiseks aastaks ka kalendrisse kinnitatud, et oleme ennast tõestanud ja eelkõige on siis ralli korraldaja Urmo Aava ja tema tiim, et nemad on millegi väga suurega hakkama saanud, tunnustagem seda ka. Olles kokku puutunud Urmo Aava ja tema tiimiga, siis mis te arvate, millega me oleme selle ära teeninud ikkagi? Vaat sellega, et kõik sujub. Et kõik saab korda, et seda, et ma nüüd tõesti ei tea, et helistage homme tagasi või et ei oskagi nagu öelda või et see on alati niimoodi olnud, et me ei saa nagu teisiti teha, et midagi sellist ju meil Eestis ei ole, me oleme ikkagi väiksed, paindlikud ja operatiivsed, et kui me pähe võtame, siis me ära teeme ja julgustagu see meid nagu päris paljudes asjades, et muu hulgas mõtlesin siin just täna, et me kõik kõrbeme veidi siin fännipargis, eks ole, ringi jalutades ka ja järgmist aastast on WRC autodel peal hübriidmootorid, et see on suur edenemine, suur sõnum, et kliimapööre tuleb ja ma arvan, me peame kõik ka sellel asjal niimoodi sarvist võtma, nagu WRC seda nagu teeb, et ma arvan, et siingi on üks põnev risttee, nagu mille peale võib-olla mõelda, kui väheke aega jääb siin kiiruskatsete. No te liigute maailmas palju ringi ja kohtute
rohkemate poliitikute ja diplomaatidega kui ükski teine inimene Eestis. Kas Rally Estoniat ja Ott Tänakut tuntakse? Jaa, ikka, loomulikult, et kui on ikkagi vähegi tegemist veel mõne teise rallirahvaga, kust on ka rallisõitjaid, no olgu need siis soomlased või prantslased või belglased, et nad siis ikka kindlasti loomulikult mainitakse Ott Tänak ka ära. Just tulin Singapurist, sain aknast vaadata, seal välja ei lasta, seal on mull, eks ole. Sain vaadata F1 tribüüni ja rada ja ka seal leidus mõni asjatundja, kes ütles, et aga teilgi, mitte küll F1, aga näete, autosporti teil tehakse ja armastatakse. Nii et tõepoolest ka täitsa teisel pool maakera ja ekvaatoril siis meist teatakse. Kui Ott Tänak sõidab kuskil maailma otsas, siis see pole saladus, et elu praktiliselt Eestis seisab, muid uudiseid Eesti uudisportaalidest ei leia. Kuidas te enda või enda lähikondaste peal tunnete, mis ühiskonnas muutub, kui Ott on roolis? Ma ei tea, kas nagu ühiskonnas midagi sellepärast nii väga muutub, aga kindel on see, et kui tal on hästi läinud, et siis see meid küll kõiki ühendab ikkagi ja see ootus kõikidel on ja ma mõnikord mõtlengi, et hästi raske peab olema seda koormat nagu kanda, et me ju teame, milleni võib viia liiga suur ootus, kui su jalal on pall, eks ole, me siin just nägime seda, et kindlasti kui su kätes on rool, ei ole see mitte kergem nagu hallata neid närve, et aga õnneks on Ott selline rahulik Saaremaa mees, et küllap ta saab selle kõigega hakkama. Aga jah, ma arvan, et ei ole ikkagi mitte kedagi, ükskõik mis nad ütlevad, et liiga palju on rallid portaalides, ja võib-olla mõnel hetkel tõesti jääb mõni teine spordisündmus kajastamata, aga salamisi kõik on ikka lugenud ka neid uudiseid. Kas teil isiklikult on ka elus olnud autospordiga mingi side? Olete kas või karti sõitnud, autoralli autos kõrval istunud? Eks ma karti ikka kindlasti olen ju sõitnud, ma arvan, valdav enamus inimesi on mõnikord ikka proovinud, aga ei, sellega on jah niimoodi, et Rein Taaramäega ma võin ühte starti sattuda, kui väga veab, aga kindlasti mitte Ott Tänakuga. Lõpetuseks küsin, et panna konteksti teie visiit teie üldises päevakavas. Mis oli kavas eile, mis on kavas peale Rally Estoniat? No ma tulin Singapurist ja Singapuris oli, ma nüüd hakkan siis otsast peale. Et eile oli 5 intervjuud, siis oli üks kiire põige ühele ÜRO naiste ja laste üritusele, sellel teemal veel üks intervjuu, kohtumised Indoneesia ühe ministriga, nii mõnegi ministriga Singapuris ja siis esinemine Aasia suurel küberjulgeoleku konverentsil. Enne seda eelmisel päeval ka ikkagi Singapuri president ja teised ministrid seal, külastus Wise'i kontorisse, Wise'il on kontor Singapuris ja nii. Ja siis lendasime tagasi siia Eestisse ja nüüd siis täna hommikul väga suur rõõm oli anda Rasmus Puurile üle noore kultuuritegelase preemia ja nimetada ametisse üks kohtunik. Homme väike tiir siin kohalike omavalitsusjuhtidega plaanis Lõuna-Eestis ja siis laupäeval jälle rallipuhkepäev. Mida Singapuri inimesed tahavad teada Eesti presidendilt? Eestil tahetakse ikkagi teada seda, kuidas me julgeme olla niivõrd tervikuna digitaliseeritud riik, et kuidas me haldame neid küberriske, ohte ja kuidas me oleme saavutanud selle, et kogu rahvas seda teeb, sest kõik ju teavad, et häda ei ole tehnoloogias. See on erinev nagu rallimaailmast, et meie teame, et meil on nagu mehed on head, et küsimus on mehaanikas ja elektroonikas, aga digiasjades on tast vastupidi, et tehnoloogia on okei, aga vea teeb tavaliselt inimene, kes on siis selle ekraani ja tooli vahel, eks ole. Et kuidas me nagu oleme oma inimestele kõrge küberhügieeni suutnud selgeks õpetada ja siis me räägime sellest, kuidas meil on see üks digiidee ja kuidas sellega me teeme kõiki asju, mistõttu meil ei ole vaja hallata nagu paljusid erinevaid süsteeme ja kuidas see on kättesaadav nii era- kui avalikule sektorile, see tundub väga käsitamatu muide paljudele, et meil niimoodi nii era- kui avasektor ühel platvormil asuvad, et see on muide minu arvates meie selle digiedu ja suurest üldse Eesti edu pant, et me ei jagune era- ja avalikuks sektoriks tegelikult, me käime risti-rästi kõik. Aga suur aitäh siia saatesse tulemast ja loodan, et saate ka nüüd rallit nautida. No selline plaan mul on. Aitäh! No nii, suurepärane ajastus, me teadsime täpselt, millal Ott jõuab, sinna läks 5 minutit ja 40 sekundit, nii et Ott Tänak ongi praegu stardipoodiumil ja see helinivoo korraks läks siin päris tugevaks, eks? Jaa, kas me kuuleme ka kaameratest, mis Ott räägib? Ei tea. Võime korraks hetkel vaadata, kuidas see kõik siin välja näeb. Igal juhul, kui ei kuule, siis sport.delfi Instagramis näeb ka, mis toimus. Rolandi Instagramis ka, vaadake kindlasti Rolandi Instagrami ka. Aga kuuleme veel korraks, mis häält publik teeb. So yeah, I mean, it feels really great that
and it's really bringing back the proper rally atmosphere. And does it give you a little bit of extra momentum for the weekend? Ja Ott ütles, et ralli atmosfäär tuleb kindlasti tubli ja korralik, sest Eestist ju midagi vähemat loota ei olegi, kui Ott on rajal. Absoluutselt ja rahvas, ma arvan, et rahvas on sama, tähendab, Ott on sama õnnelik rahvast nähes tegelikult, kui rahvas on õnnelik teda nähes, et ammu pole ju tegelikult inimesi service parki lastud, et ma arvan, et ütle ausalt, pärast koroona aega oled sa nii palju rahvast üheskoos üldse Eestis korraga näinud? Ei ole, ma arvan, et ka maailmas on tegelikult servicealad kinni olnud põhimõtteliselt kõikidel rallidel, võib-olla mõni üksik erand, aga sellist rahvast kindlasti ei ole lubatud service parkidesse juba väga-väga pikalt, nii et see, mida sõitjad näevad, eelkõige sõitjad on ju tegelikult, see on ju show-äri, sõitjad pakuvad lihtsalt meelelahutust fännidele ja kui fänne ei ole, siis see asi on kuidagi poolik, nii et kõik sõitjad on kindlasti väga õnnelikud sellist rahvamassi nähes. No siin on tublisti umbes 2000 inimest ja me näeme, et nüüd kui Ott on poodiumit läbi tulnud, siis umbes pooled neist lahkuvad, et justkui teisi sõitjaid ei olekski siin. Ei, tegelikult on ju teine põhjus, et katse hakkab peale. See on hea põhjus. Nii et mõistlik on pigem minna seda katset vaatama kindlasti, et artistid on nähtud, Ott on ka nähtud, nii et see katse on küll lühike, aga see on päris põnev katse tegelikult, et seal on väga palju selliseid trikikohtasid ja keeramist on palju, ja väga pikalt on näha seda katset, nii et publikul on kindlasti väga põnev seda jälgida. Sa sõitsid seda ise ka eelmisel aastal. On see selline katse, kus halva õnne korral võib midagi juhtuda? Halva õnne korral kindlasti võib juhtuda, et me oleme ka varasemalt näinud, kui Thierry Neville Rootsi rallil on publiku katsel katkestanud ralli, et need nii-öelda mikiire katsed on alati väga trikid tegelikult, seal pole lõikamiskohti enamasti, kitsad, kivid turkades, siin on veel eriti pandud need teepiided, vaata need metallist, et nendega selline rada nii-öelda vormitud sinna. Päris trikki, aga samas selline mõnus lühike katse alustuseks, et saab vaikselt käima ja eelkõige publiku jaoks on see tehtud. Kui sa vaatad meie stardinimekirja, siis oskas see näpu panna kellelegi peale, kes tunneb ennast nende mikihiirtel võib-olla tugevalt ja võiks alustada rallit katsevõiduga? No eelmine aasta, kui ma ei eksi, siis üks M-spordi auto oli väga lähedal selle katsevõidule. Aga no selles mõttes, et Ott Tänak on alati olnud sellistel lühikestel mikiire katsetel väga kõva, aga mis tegelikult rohkem huvitaks on see, et näha R5 autode vahet WRC-ga, sest tegelikult siin ei tule WRC auto võim ega muud asjad välja, et siin võib vabalt juhtuda see, et R5 autod on vähemalt top 5. Eelmisel aastal juhtus siis tõesti selline asi, et Esa-Pekka Lappi Fordiga ja Sébastien Ogier Toyotaga said identse aja muuses. Siis oli see katsepikkus 1,28, sel aastal on 1,64, mõnisada meetrit on kuskilt juurde leitud ja Ott oli 0,1 sekundiga teine. Jah, kindlasti Ott läheb katsevõidu peale kindlasti juba siin, et see on selline juba ainuüksi publikule sõidu pärast siin tuleb sõita, et ei kahtle selles. Aga nii nagu sa mainisid, et R5-d võivad olla kiired ja sekkuda kõrgesse mängu. No Mats Ösberg suudab seda pikematel katsetel, ma olen näinud, aga Mats Ösberg oli eelmisel aastal siis 5 WRC järel 6 ja Pontus Tiidemand sai 7. aja identse Takamoto Katsutaga. Ja, Pontus meil see kord ei ole. Jah, teda ei ole, aga Ösberg on kohal ja ma ei kahtle isegi, et ta midagi samasugust kordab see aasta. Nii et sõitnud on selle autoga palju. See auto on tema arendatud, millega ta sõidab täiesti, nii et teab seda autot läbi ja lõhki. Pole mingit küsimust, et ta ei suuda selle kiiretel või aeglastel või sellistel väikestel, lühikestel publikukatsetel kiiresti sõita. Aga nagu välja reklaamitud, analüüsime natukene sõitja haaval. Nii palju, kui me oskame nüüd siin õude pealt ennustada ja varasemate rallide ja tulemuste pealt ka, et võtamegi esimene stardib, puhastab teed, nagu öeldakse, Sébastien Ogier. Rallil Estonial see teepuhastamise efekt on umbes kui suur? Seda kindlasti on ja täiesti võib oleneda lõikudest. Samas, kui ma toon välja näiteks nüüd,
mis FIA rallisid on siin varasemalt nüüd lähiminevikus olnud, oli Poola ja Liepa ja Euroopa meistrivõistlused, siis seal oli see puhastusefekt meeletult suur. Väga-väga lahtine pinnas oli, mida siin tegelikult nii palju ei ole, et siin on küll lahtist pinnast, samas siin on seda olukorda, et väga palju ei ole kraavidega teed, mis tähendab, et tegelikult see niiskus püsib tee sees ja sellist nii-öelda puhast lahtist kruusa kui sellist on võib-olla mõnevõrra vähem. Et kindlasti siin on puhastamist, aga nende kiirete teede peal oluliselt vähem kui kuskil mujal maailmas. Ja meil lubad tegelikult ka vihma minu meelest öösel äkki, kui ma ei eksi. Kuhu piirkonda, seda ma praegu ei ole veel täpselt vaadanud, aga siin kuskil kandis lubab, nii et ma arvan, et selle võtame hommikul teemaks uuesti üles. Võtame ka vastu vihma. Hea meelega võtaks natuke vihma. Lööb selle õhu klaarimas ka meie jaoks. Jah, et mis see puhastamisolukord saab olema, et ma arvan, räägime hommikul sellest. Räägime sellest hommikul. Julgustav fakt võib-olla kõikidele Oti fännidele, et Ogier on sõitnud 2 korda Eestis rallit ja mõlemad korrad on ta kaotanud Tänakule pea poole minutiga. Jah, aga ega tegelikult olgem ausalt, ta ei ole mitte kunagi olnud väga-väga tugev kiiretel rallidel, näiteks ka Soome rallil ei ole, Ogier ei ole kunagi polnud olnud seal väga tugev. Ta on väga häid kohti seal saanud, aga ta ei ole olnud sellist tugevust näiteks nagu me Otil näeme Soomes või Eestis. Seda ei ole seal olnud, et kindlasti talle sobivad pigem veidi aeglasemad rallid. Aga nagu me tegelikult juba täna hommikupoole rääkisime, et tal ei olegi vaja siit üldse võidu peale sõitagi, see ei ole see ei ole oluline täna. Nagu öeldud, väga suur edumaa Ogier Evans sees, aga Evans ikkagi on tiitlinõude, me ei saa sellest üle ega ümber. Tal tiitel läks eelmisel aastal väga valusalt Monza rallil käest ära viimasel päeval vast või? Viimane päev, kui ma eksi oli, jah. Viimuks viimastest katsetest tegelikult kõik oli ju veel lahtine ja mängus. Aga kas see ralli võiks olla see koht, kus Ogiert mingeid punkte tagasi võtta? Ma arvan küll. Just juba puhtalt sellepärast, et kui suur edu Ogieril on. Et nagu ma ütlesin, tal ei ole vaja siin mitte mingit võitlust põhimõtteliselt teha. Kui ta tuleb, lõpetab kas või 5. väga head punktid ta jaoks, aga Evans proovib kindlasti rünnata ja pole üldse ebareaalne, et ta suudab top 3 ennast sõita. Pigem on see reaalne kui ebareaalne. Edasi, Thierry Neuville eelmisel aastal katkestamine, algas pihta see Hyundai vedrustuste pull vastu üldse siin Rally Estonialt. Väga kummaline katkestamine. Kuidas sa seda mäletad? See oli see ikkagi paras müsteerium tol hetkel. See oli segane lugu. Et ma isegi ma ei tea, kas ma olen seda fakti üldse kuulnud, et mis seal täpselt juhtus või see oli tavapärane Hyundai selline tegevus, et väga ei öelda välja, mis seal juhtus, nii et ma isegi peast ei mäleta, mis lõpuks neil probleem oli, aga jah, vedrustuse mure oli ja hiljuti on seda väga-väga palju veel olnud, nii et loodame, et püsib. Neuville on ikkagi väga sage külaline sel aastal poodiumi 3. astmel, Monaco 3., Arktika ralli 3., Horvaatia 3., Itaalia 3., Keenia oli nüüd katkestamine. Väga tugev kandidaat ikkagi poodiumile. Loomulikult, pole üldse kahtlust. Mina arvasin, panin ta poodiumile oma ennustuses ja lihtsalt selle pärast tegelikult, et eelmine aasta Hyundai oli jube hea siin rallil kiiretel teedel ja me tegelikult teame, et selle autoga on kiiretel teedel veel tööd tehtud see aasta kõvasti. Talveralli sõideti Eestis nende autodega siin ja pärast Soomes Arctic ralli. Et need autod töötasid väga hästi kiiretes oludes ja puhtalt selle pärast ma arvan, et täna Toyota on väga hea kiiretel, aga ma arvan, et isegi Hyundai võib olla hetkel siin veidi parem. Ott Tänakust on väga palju räägitud, on veel mingi detail rääkimata. Ott Tänak on favoriit number 1, ta peab võitma, ta tunneb neid teid, kõik räägib tema kasuks. Jah, välja arvatud see, et kõik ootavad talt võita. See on, ma arvan, ainuke asi, mis ta kahjuks räägib. Seda ütles ka Kersti Kaljulaid meil stuudios, et ta kujutab ette, milline pinge
ta nägime ju kõik, milline pinge on mõne mehe jalas jalgpalli EM-il, milline pinge on tema käte vahel. Jaa, ma just, kui president rääkis siin, siis mõtlesin, et kui ise selles positsioonis oleks, aga võib-olla ei oleks kõige parem unida õhtul. Et sa tead, et sul on tuhandeid inimesi, 10 000, kes ootavad su võitu. Pinge on peal kindlasti kõva, aga teades Otti, siis ma arvan, ta on suutnud jätta vähemalt igale eestlasele sellise mulje, et ta on suht selline külmavereline, kui nii võib öelda. Aga stabiilsemat venda kui stardinimekirjas viies olev jaapanlane Takamoto Katsuta sel aastal MM-sarjas pole, kui võtta nüüd stabiilse tõusjana, siis Monaco 6, Arktika 6, Horvaatia 6 ja siis Portugal 4, Itaalia 4 ja Keenia tuli elu esimene poodiumi koht sellele mehele. Poodiumi koht, mida ta tegelikult on ka välja öelnud, et tegelikult sihtis siin Rally Estonial. Kuidas sa võib mõjutada? Said ikka selle poodiumi sellest taagast, hirmust, mis iganes ülivõrded sinna sobivad, sellest nagu lahti. Kas see mõjub just hästi või pigem halvasti? Hästi. Kindlasti peab see hästi mõjuma, sest ma mäletan ka Oti puhul oli see poodium, kui poodiumist tähendab võit. Oti esimene võit, MM-ralli võit Sardiinia 2017, kui ma ei eksi, siis sai kuidagi selle nagu kaelast ära ja siis hakkas edasi tulema. Ma arvan, et Takamoto võib ka poodiumiga see olla, et poodium on käes, ta on tõestanud nüüd nendele jaapanlastele, sellele meeskonnale, et ta on seda väärt olnud, temasse investeeritud raha. Ja nüüd on see pinge maas ja ta saab rahulikult, ta võib selle ralli vabalt katkestada ja keegi ütle talle midagi halvasti, sest ta on näidanud, et ta on nagu kõva sõidumees. Kui oleks see hooaeg läinud nagu, toome näite Lubeel, kui sul ei olegi tulemust, siis on see pinge suurem, kui tal, ma arvan, hetkel see pinge oleks. Järgmine mees, Kalle Rovampera, kellele Eesti teed on võib-olla sama tuttavad kui Otile, natukene vähem ikkagi, aga ta on ikkagi Eestis kõvasti sõitnud Rally Estonialt kindlasti, tema ootab ise endalt väga palju ja ka tema fännid ja ka rahvusvaheline meedia on pannud tema favoriidiks. Jah, ja isegi mida meie ja teised on arvanud, et ainuke vend, kes suudab Otile vastu astuda, kas see nii on ka või ei ole, et ega seda me ei tea, me näeme seda alles homme-ülehomme. Aga kindlasti on ta väga hea soos siin, sest ta on sõitnud alates 14. eluaastast Läti ja Eesti teedel. Ta teab väga hästi neid teid siin. Ta on sõitnud Eesti kõik kohalikud rallid kaasa ja ma arvan, et see on nagu teine koduralli talle. Greg Priin on käinud Eestis ka korduvalt, on käinud siin siis, kui oli vaja testida Hyundai autot mingiks teises ralliks, kui mäletame, mitu aastat oli Rally Estonia teistel ikkagi testralli. Me siin oma keskis lugesime küll aegu, kuigi nende aegadel polnud mingit tähtsust, et ta ikkagi on rohkem kursis nende teedega kui mõni teine Hyundai mees, näiteks Sordo, kes vaatab seda rallit kõrvalt. Jah, kindlasti. Ja ta on ka siin käinud, kui ta WRC akadeemiat sõitis 2000, mis see aasta olla võis? 11. Siis ka ta sõitis, ma arvan, et esimene kord oligi siis, kui ta sõitis Rally Estonia R2 autoga, nii et peale seda on ta vist sõitnud S2000 autoga veel, Super 2000 autoga ja siis WRC autoga, et käinud ta siin on. Ta teab neid teid ka kindlasti väga hästi. Greg Priinil, mis sa arvad, see taak, et ta ikkagi ei tea, mis ta järgmine aasta teeb, et vaja on ju tõestada ka. Samas ma arvan, et ta tunneb ennast ikkagi üpriski mugavalt selles positsioonis, kus ta on, et pigem tundub, et täna teda eelistatakse veidi Sordole. Samas Oliver Solberg tuleb tagant, kes võib ta kohta võtta, aga ma arvan, et teda nagu väga, mis seal ikka mõjutada lasta, et kui sa siin suudad tulemust teha, suudad ülejäänud rallidel tulemust teha, kus ta saab sõita, siis on tal ju koht kindlustatud, et lihtsalt peab keskenduma sellele, mis ta töö on. Paneme tempokalt edasi, M-spordi mehed, Gans Greensmith, Teemu Sunninen, mis võiks olla reaalne koht nende jaoks siin puhta sõiduga? Keeruline öelda, Greensmith pigem isegi ma täna juba
loodaks Greensmithilt midagi üllatavat näha, et Sunnineniga on nagu ta on, keeruline on tal olnud ja ta pole sõita saanud see aasta, nii et Greensmithilt tahaks mõnda üllatavat katsetulemust võib-olla näha. Koht absoluudis, ma ei oskagi öelda, kui oluline see täna on, peaasi, et see auto lõpuni tuleks. Kui sa vaatad WRC arvestust, Pierre-Louis Loubet jäi meil mainimata, no temal on vaja see ralli lihtsalt lõpetada, olgem ausad. Jaa, nagu iga eelmine ralliga, millest me oleme rääkinud, et tal lihtsalt juhtub väga veidreid asja kogu aeg, millest ei saa nagu arugi, mis tal juhtub, aga ühtegi rallit ta vist lõpetanud ei ole see aasta, kui ma ei eksi, et siin ei ole mitte midagi. Taustal muuseas Pierre-Louis tulebki mitte küll väga suure aplausiga, sest enamus rahvast on juba, nagu öeldud, sinna katse poole teele läinud, aga lähme tempokalt edasi. Kui sa vaatad WRC2 arvestust, kelle sa tõstaksid siit 3 favoriidina esile? Võid ka järjekorda nimetada. Ma paneks kindlasti esikohale Östberg. Lihtne põhjus, Östberg on võitnud Rally Estonia 2 korda absoluutse arvestuses Ford Fiesta WRC autoga. Järgi paneks Andres Mikkelseni, ka väga lihtsal põhjusel sõitnud WRC autodega nii palju kiiretel teedel. Ma arvan, et selle R5-ga on väga lihtne tal siit tulla. Ja kolmandaks, kolmas on keeruline. Kas Nikolai Gräzin või Jari Huttunen? Gräzinil on see sama teema, et oleks vaja lõpetada enne. Täpselt, et ma arvan, Gräzin suudab ka võidu peale sõita, aga see ralli on vaja lõpetada. ERC-s on ju väga hästi viimasel ajal paugutanud. Ei, ta on väga, tegelikult on viimasel ajal üllatavalt hästi tee peal püsinud. Aga ütleme, paneme Gräzin 3. ja Jari Huttunen 4. Midagi sellist võiks asi siin välja näha. No Shakedownil oli järjestus Solberg, Östberg, Formeau. Solbergi ma unustasin. Solbergi unustasid ära? Okay. See mees on ka R5 autos. Jah. Solberg juba, pigem paneks Solbergi sinna poodiumi viimase või poodiumi koha peale võitlejate hulka. Aga WRC2 arvestuses on meil ka Georg Linnamäe ja James Morgan, kes on ikkagi väga tuntud kaardilugeja. Jaa, aga nende puhul ma tean, et Georg on väga kiire sõitja, aga ta on see aasta ikka liiga palju katkestanud juba. Et kui me meenutame Portugali äkki et kus 3 päeva peale 3 korda katkestati ja viimane katkestus oli väga valus. Või oli see Sardiinia või? Ma ei mäletagi enam. Et see oli Sardiinia, jah. Et see lihtsalt saada see enesekindlus tagasi ja ralli kindla peale lõpuni tulla ja ma arvan, et täna polegi talt midagi muud mõtet loota, sest järgmine aasta ta on kindlasti sarjas sees, sõidab WRC2 ja sellest pole küsimuski, lihtsalt peab saama kilomeetrit. Aga lihtsalt see aspekt võib-olla on, et palju James Morganil viimastest aastatest seda MM-rallide kogemust on. Ma vaatan, et 2019 sõitis sellise mehe nagu Reece Yatesiga, jah, Saksamaal Ypressis, siis ta veel ei olnud MM-ralli. Portugalis, Korsikas ikka on, jah. Mäletame isegi junior WRC-t sõitsin tol aastal mina, et päris palju reisisime koos, nii et teda ju tunneme ikkagi Sander Pärna kaardilugejana. Jah, eestlased tunnetada kindlasti Sander Pärna kaardilugejana. Nii et kaardilugejast tal seekord probleemi kindlasti ei ole, et kaardilugeja on tugev. Ei, vaatame WRC3, mis seal Shakedownis toimus. Vast ei ole üllatus, et Aleksei Lukenuk pani seal Shakedowni kinni ja pani selle kinni 0,7 sekundiga, kui mu arvutused mind ei peta Egon Kauri ees, mis selle vahemaa peale on tegelikult päris näitab nii mõndagi või? See näitab küll nii mõndagi ja Egon Kauri ees, ütlesin, jah? Jah, see kindlasti läheb seal võitluseks Lukenuk ja Egoni vahel. Et kui me nüüd räägime WRC3 top 3-st, siis Lukenuk ja Egon Kaur, nii nagu ka Shakedown näitas, nad kindlasti on võidu konkurentsis seal sees, et aga keda sa veel tõstaksid siit poodiumile? Kajatanovitš kindlasti? Kajatanovitš, jah, ja Emil Lindholm. Et nemad viis hakkavad kemplema kindlasti seal top 3 peale. Ja siin on ka Valdas Jurkevitšus, siis on eksootilisi mehi meil nagu Fabricio Saldivar, on ta Paraguayst ja Emilio Fernandez Tšiilist. No
on nad nii-öelda mustad hobused selles kategoorias või? Pigem küll, aga jällegi ma tean näiteks Fabrizio Saldivari, ma tean ka juunior WRC-st koos sõitsime, et Jurkevitš just väga ei tea tema tempot. Pigem shakedowni põhjal ei olnud hea tempo, sekund-kilomeetril ikkagi kaotab. Nii et no ütleme, tagaots on selline ettearvamatu. Et Radik Šamijevi, mis lati me talle seame? Radik Šamijev on selline mõnus mees, et tema tuleb oma isikliku bowinguga kohale siia Eestisse ja tuleb naudib rallit. Nii et kui ta ralli lõpetab, siis ta on väga õnnelik. Kes veel ei tea, siis maailma rikkamaid inimesi? Ta on jah, Forbesi top 100 äkki oli, kui ma ei eksi. Ja ta käib väga palju Eestis sõitmas kusjuures. Saaremaa rallil, kui Saaremaa rallile keegi minek on, siis vaadake Kuressaare lennujaama rallinädala teisipäeval, sinna maandub üks Boeing iga aasta. Ja see on Radik Šamijevi oma. No Saudi Araabiast on ka üks mees kohal, Rakan Al-Rashed sõidab Soome kaardilugeja Antti Haapalaga. Ka tegelikult sõita, kes on Eestis sõitnud päris mitmel korral siin lähiminevikus. Sõitis ka talveralli äkki kaasa see aasta Otepel. Ja eelmise aasta lõpus Kehala ralli näiteks, selline miniralli toimus. Aga vaatame siin edasi, mida ootame Raul Jeetsist, Priit Koigust näiteks? No nad on business driverid, et nad tulevad ja naudivad, samas nad on väga kiired, et ei tasu alahinnata ja neil on selline lahe võitlusvaim alati sees. Nii et tegelikult on väga huvitav näha, mis tempot nad suudavad siin koduteedel teha, mõlemad sõidavad kõige värskemate Rally 2 autodega, Raul siis Škoda Fabiga, Priit Ford Fiesta Rally 2 autoga. Nii et ma arvan, et sealt võib tulla selliseid üllatusi katsete põhjal, et mida nad on palju sõit varasemalt, nad teavad väga hästi, et Raul ju kohalik Lõuna-Eesti mees ka, nii et seal kindlasti tuleb põnevat sõitu. Aga võtame veel junior WRC ka ja siis kohe-kohe on katse ka algamas. Shakedowni junior WRC-s võitis John Armstrong, Sami Pajari ja Raul Badiou ees. Robert Virvesel kõige paremini ei läinud, tema 7. Martin Sessi järel, kes on 6. No Virvesel on šanssi junior WRC, ma ütlen välja võidule näiteks. No kindlasti eelmine aasta oli näha ju, et ma arvan jälle see shakedown väga sellist kindlat pilti meile ette ei anna, mis siin tulema hakkab. Aga samas junior WRC sats on see aasta mega tugev koos, üllatavalt tugev, et näiteks John Armstrong, kes tegelikult on junior WRC-sarja võitnud ühel aastal, äkki see oli 2017, kui jagati kahe ralli peale jagati võitjaid 2-2-2, hooaja peale oli 3 võitjat, siis John Armstrong oli 1 võitja. Ja näha on, et on väga hea soos. Sami Pajari on, ma arvan, üks kõige tuleviku Soome hetkel üks kõige suuremaid noori tulevikutegijaid. Ja Martin Kotši samamoodi on üks junior WRC võitja, kui ma ei eksi, või on ERC võitja. Ja Martin Sesk, no eelmine aasta junior WRC teine koht, nii et see seltskond on seal väga-väga tugev koos see aasta, et Robertil läheb kindlasti keeruliseks, aga samas ta on siin sõitnud suht palju juba, et ma ei tea, ma pigem hetkel usun temasse ikka. Ja junior WRC-s on kindlasti ka üldseis väga pinev jälgida, sest tegu on alles 3. etapiga. Pärast seda on veel Belgia ja Hispaania, seal juhib Sesks Sami Pajari ees. Kiire arvutus ütleb, et 9 punktiga, 11 punktiga. Ja John Armstrong 3. Virves alles 6, sest Horvaatias kõige paremini ei läinud, aga Portugalist tuli 3. koht. Jah, nii on. Väga põnev võitlus see aasta seal. Ja meil on eestlastest veel ka Kaspar Kasari, Otto Täht, Karl-Markus Sei ja Branko Kõrgessaar. Võib-olla ühe sõnaga, mis ta nendest meesest? Kasari, ma vaatasin, Shakedownil oli päris okei esimene ring tal. See aasta sõitnud kaasa Euroopa meistrivõistlusega ka. Esimene hooaeg kuskil väljas. Ühe mehe unustasin ära, Joosep Ralf Nõgene ja Simo Koskinen ka loomulikult. Jah, nagu ma juba Delfi kuskilt artiklist lugesin, legendaarne kaardilugeja või mis seal oli. Simo ma loodan, et seal hoiab seal hoogu üleval poisil, et teevad tempot. Aga ma ei tea, kes seal eestlastest oli veel?
Otto Täht, Karl-Markus Sei ja Kõrgessaar. Otto Täht on väga, ma isegi ei mäleta, äkki mingi 10 aastat tagasi sõitis Eestis erinevate esiveoliste autodega, ka R2, Fiesta R2 autoga ja nüüd siis pika pausi järel proovib uut Ford Fiesta Rally 3 autot. Igatahes selline siis tänane analüüs nendest sõitjatest. Laseme sind katset vaatama, laseme ka rahvast katset vaatama. Mainime ka ära, et Margus Pahv ja Jassu Hertsman on need mehed, kelle pilte te näete sel nädalavahetusel meie portaalist, Delfi portaalist ja kelle pilte siin kogu selle saate jooksul taustal nägite. Need olid Marguse pildid. Aga homme kell 9 oleme eetris ja homme algab rallipäev sellise katsega, mis lõpeb Delfi hüppega. Seal on meil oma ennustusvõistlus, minge andke veel oma hääl Delfi spordi lehel ja siis väikse lülituse teeme võib-olla, kui wifi lubab, teeme ka sealt katse äärest. Seniks kena ralli algust ja ilusat õhtut! Õhtut! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.